Tulemast esmaspäeva järjekordsesse kohvipausi. Mina olen Õnnela Seinamets, assistendikooli juht, mentor, koolitaja ja ka veel virtuaalne assistent. Ja ma ei ole täna siin üksi. Minuga on Katrin Kiviselg ja Martin Teras ja me räägime sellisest teemast nagu müük. Katrin Kiviselg on müügistrateegia koolitaja, kelle missioon ongi ettevõtetele luua selge ja praktiline müügiprotsess, mis toob tulemused. Martin seevastu on aga müügisüsteemide ekspert, kelle fookuses on ettevõtete müügiprotsesside auditeerimine, müügisüsteemide ülesehitamine ning ka juhtide koolitamine. Tere tulemast teile! No tere! Kas ma võin Õnnele kohe alguses ühe asja ära öelda? Võid küll. Et sellel nädalavahetusel meil oli väga ägedate Edu Akadeemia coach'ide, mentoritega, koolitajatega ühine nädalavahetus ja meie põhiteemaks oli ka seekord müük ja turundus. Miks ma tahan seda siin välja tuua, on see, et kui tutvustuses minu puhul, Martini puhul, meie kohta teha selline väga äge sissejuhatus, et me oleme ettevõtete müügikoolitajad, müügistrateegid, et ei ole vaja ära ehmatada, on ju, sest et põhimõtteliselt lõpuks, mida me tahame, on see, et müük oleks loomulikum, oleks toredam ja ühesõnaga, et ta ei oleks ebameeldiv, et meil ei oleks nagu valesid arusaamu sellest, kuidas neid teha. Nii et see oli lihtsalt see asi, mis ma tahtsin siia lauale panna. Väga hästi öeldud, sellepärast, et me tihti unustame ju ära selle, et me teeme müüki kogu aeg. Mina tean ise, et kui mulle öeldakse, et hakka nüüd müüma, siis ma olen niimoodi, mis asja ma ei oska. Aga siis ma just kuskil koolitusel ka kuulsin seda, et iga päev me müüme lastele, elukaaslastele, sõpradele, nimeta ükskõik keegi ja me ei mõtle selle peale kui müük. Ehk see ongi see koht, et kuidas ma saan selle enesekindluse sellise, et see müük sõna ei hirmuta mind enam. See enesekindlus on selles mõttes väga põnev teema ja müügi valdkonnas just see enesekindlus, et ma võib-olla läheksingi natukene sinna tasandile, et kui me õpime elus midagi uut, siis kahtlemata alustades uute asjade õpingutega, meil ongi enesekindlus ju madalam, sest me ei tea, mida vastaspool või siis ütleme, kui sa mingi kitarri võtad kätte, tõmbad plönn, siis sa kuuled, et ei kõla väga hästi alguses. et samamoodi on võib-olla, kui sa lähed deitima, ikka on niisugune liblikas või niisugune närveerid natukene, et siis sa ei tea ju, mis vastaspool sinu lausete peale ütleb ja siis sa kogu aeg mõtled ja analüüsid seda, et kas ma ikka ütlesin õigesti või valesti, et siis see enesekindlus ongi ilmselgelt alla. Et müügiga ma tooksin sarnase näite, et kui me õpime mingisugust uut oskust täiesti algusest, siis ilmselgelt kuskilt peab alustama, ja müügiga on samamoodi, et kui me õpime baasasjad selgeks, siis see tõstab ka meie enesekindlust. Kui me, üks sellest komponentidest võib-olla on siis teooria, ma tooks siia, ja teine pool on praktika. Et mis on see suurim, teoorias asjad me õpime selgeks, et teame, et tuleb teha mingit teatud arv kontakte ja läheneda inimestele, rääkida nendega ja teame isegi, meil võib olla ideaalne skript, või nii-öelda stsenaarium, mis me oleme siis nii-öelda taustal tööle välja töötanud. Aga kui me läheme reaalsesse praktilisse situatsiooni, siis stressitase on üleval, pulss on kõrgemal, ei tule kõik need ninja trikid kohe meelde, mis ma seal teoorias õppisin. Aga esimesed 3 korda on see pulss kõrgemal, juba 5. ja 10. kord on see pulss juba madalamal. Ja võib-olla 100. kord on juba niisugune, et kliendi pulss on hoopis kõrgemal, kui ta sind kuulab. et ma tooks siia selle siis analoogia kokkuvõttes, et mida rohkem sa harjutad ja praktiseerid seda poolt müügiga, siis sealt tuleb ka see enesekindlus ja tuleb lihtsalt kuskilt alustada. Ja ma mõtlen, et see on tegelikult nii õiged pointid ja mida ma siit kuulan, on see, mida see kuulaja võib ise enda käest küsida, et kui ta ütleb, et mulle ei meeldi müük, siis mu järgmine küsimus on, et okei, aga mis müük sinu jaoks on? Et kui müük sinu jaoks on pensionisamba müüja pensionikeskuses, siis see ei ole see müük, mida nagu mina ja Martin harrastame.
et kui meie nagu siin kontekstis virtuaalassistentide, coach'ide, koolitajate kontekstis räägime, siis me ikkagi mõtleme rohkem selle peale, et mina virtuaalassistendina tunnen väga ägedat koolitajat ja ma aitan tal luua see teekond on ju selle koolitajani, et ja see vajadus on juba kusagil olemas, et mis tihtipeale juhtub, on see, et kas ettevõte või mingisugune inimene soovib tegelikult ennast järgmisele tasemele viia, ma ei tea, õppida midagi uut, aga ta ei tea, kust infot saada. Ja kui mina coach'ina, nüüd järgmine inimene, kui mina coach'ina isegi ei positsioneeri ennast, ei pane ennast inimeste ette, ei räägi sellest, et mida ma teen, kuidas nad peavad selle kohta teada saama? Et meie mõtleme sellist müüki on ju, et tegelikult nagu igale vajadusele on olemas lahendus ja meie lihtsalt aitame selle lahenduse siis vastava inimeseni tuua. Eks siin ongi see, et kuna me oleme, sa juba mainisid virtuaalassistentide grupis, siis meil ei ole siin ainult virtuaalsed assistendid, meil tegelikult on ka teised ettevõtjad selles kontekstis, et kes otsivad võib-olla koostööd virtuaalassistendina. Ehk et võib-olla siin korraks välja tuua see koht, et miks näiteks virtuaalassistendile oleks oluline omada sellist oskust, et müüa. Mis see tema jaoks paremaks teeb, kui tal see oskus olemas on? Ma lihtsalt ütlen selle ka välja, et ega iga ettevõtja, kas siin kõnes siis ei tea, et selline võimalus on üldse olemas, et endale virtuaalassistent võtta. Et see on olnud hästi suur üllatus. Ma koolitan rahvusvaheliselt ka päris palju ettevõtteid ja selliseid alustavaid ettevõtteid, iduettevõtteid ja siis nendel on tavaliselt selline küsimus on ju, et okei, ma võtan nüüd kohe järgmise inimese endale tööle, nagu päris tööle. Aga virtuaalassistendi minu meelest võlu on selles, et tead, mulle natukene meeldib tööd teha, mulle meeldib slaide teha, mulle meeldib seda veebisaiti teha, mulle meeldiks siin natuke rohkem edasi soovitada. Et see, et ta oskab nagu enda kohta teada anda ka sellele samale ettevõtjale on ju, et sa ei pea mind täiskohaga tööle võtma, ma teen projekti raames mingit asja, et minu meelest see on juba jumala suur asi, on ju. Lihtsalt see, et virtuaalassistent ise saab aru, et iga koolitaja ei tea, et selline võimalus on olemas. Nüüd, kui siin on keegi, kes kuulab meid koolitajatest, siis ma ütleks küll, et selle nimel me nüüd teemegi tööd Martiniga, et tekiks ka virtuaalassistendid, kellel on olemas see müügi know-how ja mida meie selle all mõtleme, on see, et kui koolitajale mõnikord on olukord täiesti inimlikult samamoodi, tal on ennast ebamugav müüa. Et tal on näiteks aastane mastermind või mingisugune meistriklass, et kas ta ei julge müüa, sest et see on ta teab, kõik ütlevad talle, et tema väärtus on hästi kõrge, aga tal on vaja sellist vahelüli sinna vahele, kes nagu kaardistaks ära ja ütleks, et kuule ja, et te sobite omavahel tegelikult jumala hästi kokku, et ma toetan sind selles protsessis. Et ühelt poolt see kokkuviimine ja teiselt poolt mis koolitajatel tihtipeale juhtub, kaasa arvatud mina ise, on see, et meil kukuvad pallid maha. Et keegi kirjutab meile, ütleb, et ma tahaks sinuga suhelda, ma tahaks sinu koolitust, aga ma lihtsalt ei jõua õigel ajal vastata ja siis nemad arvavad, et mina ignoreerin, aga tegelikult mul oli 5 koolitust vahel, ma lihtsalt ei jõudnud vastata, on ju. Ja see, et mul on virtuaalassistent, kes lihtsalt vahepeal võtab selle vestluse üle, ütleb, kuule, et tal on praegu päris kiire, räägime sinuga kiiresti või kirjuta mulle rohkem paar sõna, on ju, et kuidas ta võiks sind aidata, et see vähemalt hoiab seda suhet soojas. Sa tõid nii hästi praegu mõlemad kohad kohe välja, eks ole, et üks asi on see, et virtuaalne assistent iseennast oskab nähtavaks teha. Teine asi on see, et koolitajal ei kukuks need pallid maha ja oleks keegi, kes hoiaks kogu aeg kätt pulsil selle võimaliku kontaktiga, et seda saaks lõpuni viia, eks ole. Aga siin korraks käis ka läbi see sama enesekindluse teema ja aga kui me vaatame täna, mis majanduses toimub, kõik on justkui pillapalla. Kas siis seda enesekindlust ei või nagu alla tõmmata see, et kuidas ma lähen tänases majanduslikus olukorras nüüd midagi sellist müüma, et kuidas see teie arvates see olukord täna on mõjutanud seda üldse neid koolituste turgusid ja selliseid pakkumisi? Mul tuleb siin üks hea näide kohe meelde. Et ma ei mäleta, kus ma seda lugu kuulsin, aga või siis vähemalt seda näidet, ühesõnaga kuskil kuulsin on see, et võtame näiteks riigiks India, ja võtame ühe plätude ettevõtte, kes toodab plätusid, on ju. Ja siis seal on 2 müügimeest ja nad lähevad sinna ütleme India mingisugusesse linna, kus on siis vaatavad, oi, siin käivad küll veel kõik paljajalu. Saavad aru, lähevad tagasi oma kontorisse, mõtlevad, et ühe müügimehe filosoofia on see, et oi, seal küll ei saa neid plätusid müüa, sest et seal ei kanna neid mitte keegi.
nagu täiesti null ja teine müügimees läheb sinna, saate aru, see on kullaauk, seal on täiesti lõputu, mitte kellelgi veel ei ole, lähme kohe, võtame kõik kaasa. Et see majanduslik olukord on võib-olla täna natukene sarnases situatsioonis, et kui su toode tegelikult on hea ja sa lahendad päriselt mingisugust probleemi oma siis nii-öelda kliendile, siis lihtsalt sa ja õigetele punktidele vajutades ma arvan, et või noh, ma ei ütleks niimoodi, ma ütleks, et tuues võib-olla õiged väljakutsed esile, küsides õigeid küsimusi siis oma kliendilt või häid küsimusi, siis sa tegelikult saad aru, et kas teil on siis match või ei ole. Sest tänases majandusolukorras tegelikult ettevõtjad, kliendid, kõik otsivad lahendusi, kuidas oma probleemidele või noh, kuidas järgmisele tasemele kasvada, sest et nagu sa välja tõid, ei ole lihtsad ajad, on ju. Et see oleks võib-olla siuke minu mõte. See oli nii tore anekdoot ja nii päris, sest et ma näen seda iga päev ettevõtetega tegutsedes on, et ühed on need, et kes lendame peale, teised mingi ei, nii ikka ei saa. et stopperid on olemas. Aga meenutuseks suuremale ringile on see, et see koolitusturg on alati olemas. Et okei, võib-olla nagu vahepeal on rohkem sellist pinget just läbirääkimiste pidamises on ju, et võib-olla koolitus ei taha päris palju või tähendab, see, kes võtab koolitust, ettevõtte ei taha maksta päris palju, sama palju nagu ta enne oli maksnud on ju, et siis nagu see on juba selline läbirääkimiste koht, aga see ei ole see koht, et seda vaja ei ole. Et nüüd ma olen olnud ise müügikoolitaja viimased 6 aastat. Alustasin siis, kui enda hinnangul oli selline nagu tippaeg lihtsalt iduettevõtted tulid välja, igale poole raha loobiti ja investeeriti väga palju, siis tuli COVID. siis oli küll niimoodi, et nagu korraks oli 2 kuud nagu täiesti seis on ju, sest et keegi isegi ei teadnud, mis edasi juhtub. Aga minu töö läks edasi, sest et nagu ettevõte kasvab siis, kui müük toimub, on ju. Et sa ei saa nagu peatuda, et just siis, kui nagu tundub, et kõik on halvasti, siis on nagu meie oleme see liikuma panev jõud, et edasi jõuda. Nii et praegu on, no mina ütleks, et majanduses on keerulisemad ajad, koolitajad ütlevad, et noh, neile tundub, et on nagu vähem turgu, aga mida ma arvan, turgu ei ole vähem, vaid lihtsalt see, et noh, kui turgu on vähem, see tähendab seda, et lihtsalt ei loobita raha laiali nii palju. See ei tähenda seda, et see vajadus oleks ära kadunud, et igas ettevõttes inimestel, neil on oma kasvuvajadused, neil on arenguvajadused, on ju. Tegelikult, ühesõnaga, et mina arvan, et praegune majandusolukord on perfektne. Ma täiesti nõustun ka sellega, et igal ajahetkel, igas majanduslikus olukorras on olemas inimesed, kellel on probleemid, mis vajavad lahendust. Et siin kommentaarides on ka hästi välja toodud, et me ei müü, vaid me pakume lahendust kliendi probleemidele ja ettevõtjad otsivadki lahendusi, et jõuda järgmistele tasemetele. Lihtsalt võib-olla ta on natuke keerulisem teha, aga see inimene on olemas, kelle lihtsalt peab neid lahendusi peab lihtsalt paremini talle pakkuma, et ta saaks aru, et see on see, et minu asi on see, mis aitab talle edasi jõuda. Vaata, siin on, ma just tahtsin küll öelda seda, et kui varasemalt nagu Katrin tõi välja, et loobiti nagu natuke rohkem raha igale pool laiali, et siis oligi lihtsam oma koolitust müüa, keegi kuskilt leiab, et see tundub päris põnev, proovime, kuidas läheb. Aga täna korra mõeldakse, et aga mida ma siis päriselt saan sellest koolitusest või kas mul ikka on seda vaja, et tuleb see second thought, kuna eelarved on, vaadatakse üle, on ju. Et sellepärast sa peadki tegema nii-öelda täpsuslaskmist natukene rohkem, et kuhu sa oma turundust suunad, kuhu sa oma ressurssi paned, et see oli. Ja ma toon siin välja just selle, on ju, et me tegelikult otseselt nagu, kuidas ma ütlen, me ei alusta müügivestlust või müügisuhet sellega, et me kohe hakkame pakkuma kõiki neid, ma ei tea, 4 erinevat koolitusvarianti, mis meil on, kõiki neid tunde on ju, iduettevõtete keeles me nimetan neid featuurid, et teinekord sa lähed veebisaidile ja siis sul on kõik featuurid reas, et 18 asja, mida su toode teeb on ja no see ei ole oluline. Mis on oluline on see, et kas sina said aru sellest olukorrast või sellest probleemist, mida ma proovin lahendada praegu. On ju. Nii et see oligi meil see, kui ma sissejuhatuseks ütlesin, et mida me seal arutasime Mastermindil nädalavahetusel, siis see oli hästi suur asi, et coachide puhul sama asi, et minu asi ei ole sulle müüa, mida sul vaja ei ole. Minu asi on aru saada, kaardistada ära, kas meie oma vahel on hea sobituvus olemas, on ju.
Täpselt nii, aga siin sa ütlesid ka, et keerulisem on võib-olla leida seda klienti. Mis on need nipid, mida teie olete ise kasutanud? Mis on nagu teil siuksed, millesse te usute, et vot need töötavad raudselt, et see viib sind sinnamaani, kus inimene saab aru, et jah, see on see asi, mis lahendab päriselt minu probleemi, et silm särab ja ta on valmis seda siis ostma. Igaks juhuks ma mainin, et müügiprotsessil on mitu etappi. Et see küsimus, et see algas, mulle tundus sellest, et kuidas luua see kontakt, mis on üldiselt see, et kust ma üldse selle kontakti leian, on ju, mis on ka nii coachidel, koolitajatel, virtuaalassistentil, kõikidel meil tegelikult, kuidas ma üldse selle kliendi leian. See on üks osa ja teine osa, et kuidas ma konverteerin, kuidas ma muudan ta endale kliendiks, et need on kaks erinevat osa. Mis sa ise arvad, Õnnele, kumb olulisem on hetke vestluses? Mina arvan, ma peaks ikkagi selle kliendi leidma kõigepealt ja siis kuulama teda, mis on tema vajadused. Ja mida tavaliselt tehakse, et selle kliendi leidma ja siis muidugi vajadust ära kuulama. Ja tead, me siia vist toome selle ka lauale, et see müük, mida meie õpetame, ei ole nii-öelda Instagrami müük. Et see ei ole nagu turunduskanal, on ju, ja turunduskanalit on niikuinii enamikul juba olemas ja neid on ka vaja, et mu point ei ole see, et seda ei ole vaja teha. See point on see, et kuidas leida seda klienti, kes kirjutab sulle ise, see on enda turul positsioneerimine, see on hea veebisaidi tegemine, enda nii-öelda turul hoidmine on ju see, et sa story'sid teed, mingisuguseid asju pakud. Aga vahepeal ma julgustaks siin sellega on see, et sul on väga-väga okei minna ja isiklikult rääkida ka endast. Ma räägin praegu siin ettevõtjatega, et iga inimene ei tea, et tal on mingi probleem, et ta ei oska seda nii-öelda Google'i otsingusse isegi panna, on ju. Aga kui sa tead, kus sinu klient on, et millistel konverentsidel ta näiteks käib, millistel üritustel ta hängib, kas ta on, ütleme, turunduslabori klient, on ju, Timo Porval, mida juhib. Et kui sa suudad ennast positsioneerida sellistesse kohtadesse, kus on teised inimesed, kes on sinu potentsiaalsed kliendid, siis see ei olegi müük. Sa küsid, mida sa teed, mida sul vaja on, kas sul on selles osas küsimusi ja siis sa ütled, et kuule, aga by the way, et ma teen seda ka, eks ju. Et mu point siin on rohkem see, et nagu leida endale neid võimalusi. Üks asi on füüsiliselt kohale minna, mis võib-olla siin on inimesi, kes elavad Võrus, Otepääl, kuskil väga kaugel, kus ei ole väga palju hängimiskohti. Et ongi, et sa ikka leiad 1-2 võimalust, kuidas kodust välja saada. Aga ka selline tavaline asi, Eesti on nagu nii imeline, on see, et nagu kõik on ühe emaili kaugusel, kõik inimesed. Kui sa teed seda nagu läbimõeldud, suunatud, küsid kelleltki võib-olla mingisugust sisendit teatud inimese kohta, on ju. Inimlikult võtad teise inimesega kontakti, siis nii ongi. Praegu tuli kohe see, et me alustasime sellest, et justkui räägi iseenda mingitest asjadest ja mul endal on ka olnud hästi tihti see, et ma kuulan kedagi rääkimas ja siis ma saan aru, mul on täpselt see probleem, aga ma ei ole ise seda enne ju teadvustanud, eks ju. Lihtsalt keegi rääkis, peegeldas ja ma sain aru, et okei, et see on täpselt see asi, mis aitab mul seda probleemi lahendada. Et jah, täpselt nii ongi, et mine ja räägi. See on nii tore peegeldus, sest seal samal nädalavahetusel me juba saime, ma ei tea, vist 4. korda omavahel suure grupiga kokku ja olid ikka mingid inimesed, kes ütlesid, räägite kogu aeg nendest virtuaalassistentidest. Ma ikka ei saa aru, mis teema nendega on. Et mingid infot peabki üle kordama. Öeldakse, et 16 korda selleks, et mingi info jõuaks kohale. Ja sellepärast ma siin tahakski öelda, et kui see on võõras teema, on jumala okei. Et panustad, õpid. Ja tavaliselt ongi niimoodi, et meile endile tundub, et me ju räägime justkui väga palju oma asjadest, oma teenustest, oma toodetest. Ehk me teeme justkui kogu aeg ju ka müüki, sest me oleme nii selle fännid, me räägimegi sellest. Me ei teadvusta, et see on see müük justkui, on ju. Aga ikka on keegi, kes ei ole kuulnud mitte midagi või ei tea, et minu see teenustoode lahendab tema probleemi või ehk, et tal üldse on see probleem. Ta lihtsalt ei ole seda veel aru saanud. Aga müügi puhul mulle tundub, et neid eisid kardetakse ikkagi tohutult. Et see kohe nagu tõmbab selle motivatsiooni alla, et ma ei võta seda telefonitoru, et ma ei tee seda järgmist müügikõnet, et kuidas neid vastu võtta? Või kas alati peab nagu olema ja selles mõttes, kas alati on see ei halb?
see on hea teema. Eid on alati sellised toredad asjad, mis aitavad mind lähemale järgmisele jahile, on niisugune motiveeriv lause võib-olla. Aga ma võib-olla alustaksin sellest näitest, et noh, Katrin enne korra mainis ka kaubanduskeskuse müüjaid, on ju. Et me kõik oleme neid näinud, nendega kohtunud, nendega vestelnud, neile kindlasti ka ei öelnud. Ja see analoog, või noh, see mõtteviis, mis ma tahaksingi välja tuua, on see, et kui me oleme seal kaubanduskeskuses ja näeme seda müügitegelast seal pakkumas oma toodet või teenust, me mitte kunagi ei mõtle isiklikult selle inimese pihta, olgu ta Tarmo või Triinu või kes iganes, et vot see on halb inimene, et ma ütlen temale ei, vaid ma näen mingisugust ettevõtte logo, mida nad seal pakuvad, eks ole, ja ma hetkel mõtlen, mul tekib assotsiatsioon, ahah, okei, on teleteenus, pension, mis iganes, et mul ei ole seda praegu vaja ja ma ütlen sellele teenusele või tootele ei. Et sama on ka siin, et tegelikult see ei-tee kartus on see, et me alateadlikult kardame, me tahame kuuluda kuhugi ja siis me kardamegi neid eisid. Et sellepärast see ongi alguses raske saada, aga kui sa saad tegelikult inimesena aru, et keegi ei ütle sulle isiklikult ei, vaid öeldakse tootele ei ja on okei. Sest et noh, enne me kaardistasime ka seda majanduslikku olukorda siin ja rääkisime sellest, et tegelikult ma ütlen ausalt, et tänases turuolukorras on väga okei, kui ei olegi kõigiga seda fit'i, sest et palju paremad tulemused tulevad sellest, kui sa saadki mõned eid ja tuleb sealt see läbimõeldud ja, on ju. Ja kindlasti, jah. Lõpeta. Ja, ma tahtsingi lihtsalt öelda veel seda, et eidega harjud ära, ütleme niimoodi, et see alguses ongi keeruline, see on väga okei. Ja eisid saab ka muuta vähemaks või siis nii-öelda jaade arvu muuta suuremaks läbi mõtestatud tegevuse, aga sellest saame teinekord pikemalt rääkida. Ma võtaksin sellest harjumuse otsast kinni, et kui sa praegu oma lugu jagasid, mul tuli meelde, kuidas mul oli esimene kord, kui ma teadvustasin endale, et ma pean endale tekitama rohkem võimalusi, et kuulda eisid. Ja see esimene kord oli, ma arvan, rohkem kui 20 aastat tagasi. Mina sain edasi sellesse raamatumüügiprogrammi. Me oleme mõlemad Martiniga raamatuid müünud Ameerikas. Ja siis ma olin läbimas koolitust ja meil oli selline teema, selle teema nimi oli second approach, et siis teine kord proovida, on ju. Ja kogu selle teema, kuidas öelda, see põhimõte oli niimoodi, et kui keegi ütleb sulle ei, ütleme, noh, just selle esimese vestluse kontakti jooksul, kui keegi ütleb sulle ei, et siis proovi sealt edasi minna, et proovi nagu, et ära lihtsalt ütle, et okei, ma siis ei tee, on ju, ja siis ära mine edasi. Aga proovi uuesti seda tekitada. Ja siis, ma olen ülikooli tudeng. Ma läksin nädalavahetusel koju oma pere juurde ja siis noh, teatud asjad, mida peab tegema lapsena nii-öelda kodus on, et ma otsustasin, et mul oli vaja emal aidata kodu koristada ja mul oli vend kodus, kes oli parajasti keskkoolis on ju, ja siis mul oli vaja, et nagu ma ei tahtnud seda prügi välja viia, ma ei viitsin ja pluss ma mõtlesin, et noh, on hea aeg, et harjutada on ju, ja ma mõtlesin juba ette läbi, et kui ta ütleb mulle ei, mida ma siis teen, lihtsalt, et proovida seda kahekordset ei saamist on ju. Ja siis ütlesingi, et kuule, kallis vend, et vii palun prügi välja. Noh, keskkool suhted on ju kõik ta mingi, ei viitsi, ei taha. Ja tead, tavaliselt see on küll olukord, kus ma oleks olnud mingi whatever nagu, et lähen võtan ise viin ära nagu ja siis pahurdan kellegi teise peale. Ütlesin, tead, aga kuidas me saame kokkuleppele? Teeme nii, et sa viid prügi, mina pesen nõud puhtaks. Ja saad aru, see käis jumala lihtsalt, mitte midagi temas ei muutunud, ta lihtsalt, no okei, lähen. Ja siis läks ja tegi ära. Aga see oli esimene nagu mul täiesti teadlik selline, et põnev, et ma sain selle ei, on ju, et mis ma sellega edasi teen. Et ma arvan, et ei on, et lihtsalt aru saada sellest, et tõesti, et mida see ei mu jaoks konkreetselt sellel hetkel tähendab. Tegelikult enda vastupanuvõimet suurendada, sellega, et eisid saada. Ja see, mida nagu ettevõtjad sellel nädalavahetusel ütlesid, et nad mõistsid päris palju ka seda, et tõesti oma toote müük meie puhul, coach'ide, koolitajate puhul ei ole see, et me topime seda kõikidele suhu. See on ikkagi see, et noh, me saame täpselt samamoodi aru mõnikord, et teate, võib-olla teie ootused meie omadega päris ei sobitu või ma ei tea, et ma sellel kuupäeval ei saa sinna kohta minna, et seal on nii palju võimalusi veel, mis ei sobitu, on ju.
ja kui inimene ise seal teise poolt tunneb ka, et tead, et okei, et me tegelikult kaardistame teineteise, üks kaardistab vajadusi, teine kaardistab oskusi. Et kui me seal saame kokku, siis on oluliselt lihtsam teha. Et me oleme mõlemad Martiniga nii palju müüki teinud, et mis me oleme praeguseks aru saanud mõlemad, on see, et palju raskem on tegeleda vastustega, mis on võib-olla. Et võib-olla ma helistan sulle hiljem, võib-olla ma kirjutan, ka kaubanduskeskuses on ju, enamik inimesi ei ütle ei, nad ütlevad, ma võib-olla tulen pärast tagasi. Kõik me teame, mida see tähendab. Ja. Palju rohkem ma hindan seda, tead, mul juba on, ei soovi, aitäh. Siis ma ei tegele emotsionaalselt, mentaalselt enam selle teemaga. Ja see on nii õige, mis sa praegu välja tõid, see sama ei noh, ja noh, võib-olla kohad on sellised, et ütle jah konkreetselt, ei, ma ei taha või jah, okei, lähme edasi, siis on kõigil nagu selged pildid. Et ja väga põnev, seda võibki nagu kuulama jääda kõike seda ja see müük on ju selles mõttes psühholoogiliselt nii suur asi tegelikult, sa pead olema nagu müüjana ise valmis ja siis sa loodad, et see klient on sealt valmis, et ta saaks aru, et tal on vaja sinu toodet, et sa lahendad päriselt tema probleemi. Seda enam on mul nagu hea meel rääkida sellest, et koolitajale assistendiks meistriklassi raames tegelikult te teete müügikursuse, 2-nädalase väga praktilise müügikursuse. Et mis sealt on tulemas? 2 nädalat, 4 päeva. Et millele te seal keskendute? Martin, tahad üle võtta? Martin just tegeles slaididega. Me oleme juba väga palju aega sinna pühendunud. Ja, et see saab olema selline põnev koolitus, kus me siis lahkame nii-öelda müügitööks. Mul on väike soundtrack siin taga, et ma täna töötan kodust, et kui kuulete mingid helisid, siis teate. Ühesõnaga, see saab olema selline põnev teoreetiline ja praktiline koolitus sellest, kuidas alustada müüki. No põhimõtteliselt, kui sa ei tea müügist mitte midagi, siis me räägime sellised võib-olla mõned alustalad lahti teoreetiliselt ja paneme siia ka sellised praktilised ülesanded juurde. Jah, et me kindlasti uuesti katame neid samu teemasid, mis on eneseusk, kuidas üldse coachi koolitajaga selline hea suhe luua, et seal koolitajatel ka seal nädalavahetusel ütlesin ka, et ärge oodake nüüd seda, et virtuaalassistendist saab teile üks nupp, et sa vajutad sisse ja siis ta hakkab sulle müüki tegema, et see on kahepoolne suhe, on ju. Et kuidas neid ootuseid sättida ja siis kuidas ennast koolitajale nii-öelda presenteerida, ära müüa ja ka kuidas siis coachi koolitajad edasi müüa, on ju, sest et seal on ka erinevad tasemed, kuidas seda on võimalik teha, et mõni koolitaja ongi valmis sulle lisatasu maksma selle eest, et sa lähed ja päriselt proovid teda teiste inimeste ette viia, on ju, aga mõnel juba piisab sellest, et tal on olemas keegi väga oma inimene, kes saab temast aru, kes vahepeal teeb tema eest, saadab pakkumisi välja, nagu formaliseerib ära, on ju, et paneb nagu teatud struktuuri need pakkumised. Nii et me kindlasti teeme hästi praktiliselt, et näitame igapäevaelu näiteid, näitame emaile ja ka kodused ülesanded, mis on ka sellised päris nii-öelda hands-on, et ma isegi oma peas vahepeal mõtlen, et huvitav, et me küll suuname seda virtuaalassistentidele, aga ma arvan, nii mõnigi ettevõtja tegelikult täpselt sama palju saaks sellest. Ma just tahtsin seda sama öelda, et kuigi ma ütlesin ka, et koolitajale assistendiks meistriklassi raames tuleb seda, siis tegelikult need oskused on vajalikud ka lihtsalt ettevõtjale, mis siis, et võib-olla seal on natukene selle koolitaja suunitlusega, aga põhimõtted tegelikult on ju ikkagi sarnased ja ülekantavad ükskõik millisele ettevõtlusele. Nii et me juba jagasime siia linki ja sooduse hind on kuni 22. märtsini. Et võtke aga ilusasti lingist kinni, võtke need oskused ja ma ütlen, et virtuaalassistendile tegelikult on see üks väga hea võimalus nišš luua, sest ei ole palju assistente, kes tegelikult müügis tugevad on ja seda hea meelega teevad, nii et ma ütleks, andke aga minna, et kes tunneb seda müügi poolt ja tahab ikkagi seda võtta, siis 2 nädalat leida see aeg. Et ka salvestatakse selles mõttes, kui sa praktiliselt kohale ei jõua olla, siis sa saad vähemalt seda järgigi vaadata ja kõik need ülesanded kaasa teha ja väljuda sealt siis oluliselt enesekindlamana ja seda müüki enam ei võta müügina justkui seal kaubanduskeskuses olevate poiste ja tüdrukutena, vaid sa lähed ja naudidki seda, et sa lahendad mingit probleemi. Katrin ja Martin, kas te tahate lõpetuseks veel midagi öelda? Minu meelest see oli väga ilus lõpetus.
jah. Ma Super. tean seda siiski, ma tean seda, Sigrid ütles, et tema lisab omalt poolt veel turunduse koolituse, mille peale mina läksin Elevile, sest et vaadates seda, kui hästi tema turundusfunnelid töötavad, ka nendel, kes neid edasi kasutavad, et ma arvan, et see on lihtsalt fantastiline lisaboonus. Lisaboonusena on tõesti juures müügi- ja turundussüsteemide loomise samm-sammuline veebikursus, mis on siis läbi viidud Sigrid Säga ja Kaspar Areni poolt, nii et boonus missugune. Lisaks müügile saab ka kõik samm-sammuliselt paika panna ja jooksma. Kuulge, aga väga tore esmaspäev oli, aitäh, et te tulite meile külla ja Aitäh. näeme siis koolitustel. Tšau! Tšau.